Siin on esimesed tulemused Vladimir Putini visiidist Pekingisse kohtumisele Xi Jinpingiga. Hiina sõjaväelased koolitasid salaja Vene sõdureid oma territooriumil, pärast mida need sõdurid naasid, et osaleda sõjategevuses Ukrainas. See on juba Hiina otsene osalemine sõjas Ukraina vastu. Ja kõik viitab sellele, et Peking on valmis ka edaspidi Putinit sõjas aitama. Peaasi, et viimane saadaks oma pesemata Ivanit sõtta, et lääs oleks hõivatud mitte Hiinaga, vaid Venemaaga. Samal ajal üritab Putin igati näidata Xi Jinpingile, et teda pole veel maha kantud. Ja nüüd on Venemaa ja Valgevene teatanud ulatuslikest sünkroonsetest tuumaõppusest. Arutame seda kõike koos selles saates. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga kõigepealt palun teil tellida see YouTube'i kanal, panna like ja kirjutada ükskõik milline kommentaar. Ja enne kui alustame, palun hetk teie tähelepanu, sest see saade valmib koostöös platvormiga Preply. See on Ukraina veebipõhine võõrkeelte eratundide platvorm. Seal on umbes 100 000 õpetajat ja 90 keelt. See on ideaalne neile teist, kes näiteks on välismaale kolinud, seal saab õppida saksa, inglise, poola või ükskõik millist muud keelt. Ja mis on teie jaoks väga oluline, praegu on neil esimesele tunnile 50% soodustus. Seetõttu on selle video kirjelduses link, millele klõpsates saate kohe 50% soodustust YouTube'i kanalilt Aleksei Betši. Aga meie läheme edasi saatega. Nii, Reutersi agentuur teatab, et Hiina sõjavägi koolitas salaja umbes 200 Vene sõdurit oma territooriumil. Pärast seda naasis paljud neist, et osaleda sõjategevuses Ukrainas. Sellest räägivad 3 Euroopa luureagentuuri ja Reutersi toimetuse käsutuses olevad dokumendid. Luureandmete kohaselt toimus Venemaa metsikute okupantide väljaõpe eelmise aasta lõpus Pekingis ja Nanjingis asuvates rajatistes. Õppetunnid keskendusid eelkõige droonide kasutamisele, samuti elektroonilisele sõjapidamisele, armee lennundusele ja soomusgruppidele. Üks luurajatest ütles, et Hiina, koolitades Vene sõjaväelasi, on sõtta palju aktiivsemalt kaasatud, kui varem arvati. Teatatakse, et Venemaa personali väljaõppe Hiinas on uus nähtus. Väljaõppe viidi läbi kahepoolse kokkuleppe raames, mis allkirjastati 2. juulil 2025 Pekingis Venemaa ja Hiina kõrgete sõjaväeliste esindajate poolt ning mis näeb ette vastastikuse venelaste ja hiinlaste väljaõppe. Hiina sõjaväelased viibivad mõlema riigi territooriumil. Luure kinnitas mitme Venemaa sõjaväelase isikud, kes läbisid väljaõppe Hiinas ja osalesid seejärel lahingutegevuses okupeeritud Krimmis ja Zaporižžja oblastis. Nende auaste ulatub nooremseersandist kuni kolonelleitnandini. Sisemised Venemaa aruanded, millega Reuters tutvus, kirjeldavad 4 väljaõpet. Ühes neist, mis pärineb detsembrist 2025, räägitakse kursusest 50 Vene okupandile. Hiina rahvavabastusarmee maaväe akadeemias Shijiazhuangis õpetati sõdureid tulistama 82 mm miinipildujatest, kasutades sihtmärkide tuvastamiseks droone. Teine aruanne räägib õhutõrje väljaõppest, sealhulgas elektroonilise sõjapidamise vahendite ja võrkude kasutamisest Zhengshu rajatises. Kolmas, samuti detsembrikuine aruanne, kirjeldab droonilendude väljaõpet lennusimulaatorite abil koolituskeskuses Yibinis. 4. on kursus 2025 aasta novembris Hiina rahvavabastusarmee jalaväe Nankingi sõjatehnika ülikoolis, mis käsitleb lõhkeainetega töötamist, miinide kahjutuks tegemist ja lõhkemata lahingumoona kahjutuks tegemist. Hiina välisministeerium lükkab Reutersile tehtud avalduses, nagu alati, kogu info lihtsalt tagasi ja ütleb järgmist, tsiteerin. Ukraina kriisi osas on Hiina järjekindlalt hoidnud objektiivset ja erapooletut seisukohta ning töötab rahuläbirääkimiste edendamise nimel. See on järjekindel ja selge seisukoht, mida rahvusvaheline kogukond on tunnistanud. Asjaomased pooled ei tohiks tahtlikult õhutada vastasseisu ega süüd teisele poole veeretada. Siiski jälgivad Euroopa suurriigid ettevaatlikult Pekingi ja Moskva üha tihedamaid suhteid. Sel nädalal viibib Vladimir Putin riigivisiidil Hiinas. See on tema 25. visiit. Mõlemad riigid nimetavad oma suhteid igas olukorras toimivaks partnerluseks, hoolimata lääne üleskutsetest Pekingile avaldada Moskvale survet sõja lõpetamiseks.
ja täna tegi Vladimir Putin demonstratiivset avalduse, tsiteerin. Tihe Venemaa-Hiina strateegiline koostöö mängib olulist stabiliseerivat rolli maailma areenil. Samal ajal meie sõprus ei ole suunatud kellegi vastu, vaid töötame rahu ja üldise õitsengu nimel. Samal ajal vahetult enne visiiti Pekingisse otsustas Venemaa kiilakas diktaator Vladimir Putin näidata oma peremehele Xi Jinpingile, et tal on veel jõudu. Koerake jooksis peremehe juurde, liputab saba tema jala juures ja ütleb, kuule, ma olen veel noor ja tubli, ära viska mind minema. Millest ma räägin? Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium teatas, et Venemaa relvajõud viivad 19.–21. maini läbi õppusi, et valmistuda tuumajõudude kasutamiseks agressiooniohu tingimustes. Manöövrite peamisteks eesmärkideks on vastase heidutamise tegevuste harjutamine ja isikkoosseisu väljaõppe taseme kontrollimine. Lisaks on õppuste käigus plaanis ballistiliste ja tiibrakettide laskmised Venemaa territooriumil asuvatele polügoonidele. See toimub just sel ajal, kui Putin joob teed koos Xi Jinpingiga. Teatatakse, et õppustel on kaasatud strateegilised raketiväed. Vene Föderatsiooni Vaikse ookeani laevastik, Põhjalaevastik, kaubaviatsiooni juhtkond, osa Leningradi ja Kesksääve ringkonna jõududest. Kokku osaleb manöövrites üle 64 000 sõjaväelase ja rohkem kui 7,8 000 ühiku tehnikat. Sealhulgas üle 200 raketilaskeseadme, rohkem kui 140 lennumasinat, 73 pealveelaeva ja 13 allveelaeva, millest 8 on strateegilise otstarbega raketiallveelaevad. Ja mainin ka, et eelmisel päeval teatas Valgevene kaitseministeerium, mis tegelikult on sisuliselt sama, mis Venemaa kaitseministeerium, ainult et nimetatakse teisiti. Teatas ühisõppuste algusest Venemaaga tuumamoona toimetamise ja selle kasutamiseks ettevalmistamise alal. Manöövrite eesmärkidena nimetas Valgevene kaitseministeerium isikkoosseisu väljaõppe taseme tõstmist, relvastuse, sõjatehnika ja eritehnika valmisoleku kontrollimist ülesannete täitmiseks ning lahingulise kasutamise korraldamist planeerimata piirkondadest. Ja nädal enne seda, tuletan meelde, teatas Vladimir Putin edukast mandritevahelise ballistilise raketi Sarmat stardist, mis peaks asendama Vojevodat, kõige vanemat tuumarelvastuses olevat raketti. Lõpuks taandus kogu see etendus sellele, et veenda Hiinat, et Putin on endiselt võimul. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha annetuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!